We've come a long way since 2005. From a bold vision to a global movement. From zero to more than $300 million in revenue. But in the bigger picture, we are just getting started. The potential is enormous. In the coming decades, the omega-3 market will be worth around $200 billion. In every category, there's always one player who takes the lead and owns the space. Who will own test-based personalized nutrition? Many factors will play a role, but one thing stands above the rest. Ambition. Zinzino's ambition is grand. $1 billion in sales in the next 3 to 4 years. 20 million customers by 2035. 100 million customers by 2050. But numbers alone won't get us there. Your ambition will. Your state of being, your decision to build the life and business you once only imagined. Your desire to change people's health for the better. Your discipline to show up every single day. Even when it's tough. Especially when it's tough. Ambition brought us here. Ambition will take us there. Vägevat õhtut kõigile imelistele, ambitsioonikatele ja ma vaatan, et väga suvistele inimestele. Rõõm teid kõiki näha. Tanel väntab kuskil kõvasti ratast. Väga tubli. Ja mulle meeldis, kuidas Boogie Wonderland vähemalt külli tõmbas käima. Hakkas vaikselt õlad hakkasid nõksuma ja selline hea vibe on sees. Sa lased nii head muusikat, et paneb väikse jala tatsuma niimoodi kogu aeg. See on see point. Meil käib ju töö vile koos, on ju. Et nii ta peab olema, et inimestel on mõnus, inimestel on lõbus ja me teeme imelise energiaga häid tegusid. Ja ma usun, et imelised energiad on kõigil õhus, vähemalt naeratused on paljudel näol. Ma usun sellepärast, et väljas on 20 kraadi sooja olnud täna. See on juba väga suur pluss, annab inimestele energiat juurde, aga loomulikult kindlasti ka see, et mis Zinzinos toimub nii Eestis kui ka mujal, et paneb kindlasti silma särama, sellepärast, et imelised ajad on käimas ja veelgi paremad ajad on tulemas. Ja loomulikult praegu ma lihtsalt pean korraks sellel teemal nagu peatuma. See, mis just äsja toimus. Härrasmees, esimest korda estraadil. Paneb nagu vana proff, ainult kuula ja imesta ja ma ei saa midagi muud öelda, kui suurepärane töö Martin Käos. Nagu profisportlasele korrapärane ikkagi profi tasemel esitlus ka, nii et suurepärane algus, aga nüüd sa tead, et seda jalaväristamist, mis sul eelmine öö oli, siis seda sa saad tunda ka tulevikus päris palju. Nii et parimate pealt tuleb õppida ja siis läheb ise hästi. Nii ta on. Ja selle kaudu on ainult ise võimalik tulla veel paremaks. Vähemalt see on olnud alati enda ambitsioon, et kuidas töötada. Aga ma vaatan, Viki on teinud imelist coachingu tööd sinuga ja varsti ongi. Nagu on ka selle äri põhimõte ju. Meie tegelikult õpime ka kõigilt teistelt. Kõik, kes alustavad, meie õpime ju teie pealt, sellepärast, et te toote uut energiat, te toote uut vaatevinklit, uusi nägemusi ja arusaamasid ja ka meie vanad kalad saame õppida palju uut ja läbi selle me värskena püsimegi. On nii, Viki? Ja tegelikult meie töö on tegelikult õpetada ja koolitada endast veel paremaid inimesi ja täpselt see praegu juhtuski. Minu viimane lause Tanelile oli see, kui ma siin terve see Martini kõne ma kirjutasin Tanelile, et Tanel, see mees räägib 10 korda paremini kui meie. Ülikõva. Ja see on nagu nii hea meel ja see on see, mis paneb minu silmas ära, et kui ongi sul keegi tiimiliige tuleb ja esimest korda esineb ja teeb sellise paugu ja millised plaanid meile veel siin suvekuudeks Martiniga ees on, et ossa püha müristus. Ma kirjutasin Taneli, kuule, mul need tagasihoidlikud mõtted, et teemantis siin septembrikuuks teemant, et mul on tunne, et peale sellist kõnet, sellist äri esitledes tegelikult oma potentsiaalsetele partneritele riigime siin direktorit hoopis.
aga see selleks, nii et kütame ka edasi ja muidugi ülihappy. kõlab aina paremini ja neid pisaraid mulle meeldib ka koguda. Ma mäletan seda imelist aega, kui kunagi sellise härraga, nagu oli seda Viktor Jask, temaga ma võitlesin. Palun, Viktor, astu lavale. Tema saatis mind kuhugi väga pimedasse kohta. Ei, mina ei astu kunagi lavale mitte midagi kellelegi rääkima. Ja siis, ma ei mäleta, kus see oli see mingi suur kontserdisaal, on Viktor Jaska seal laval ja räägib niimoodi, et mul suu lahti. Ja mina, kes ma oma arust ei ole väga emotsionaalne inimene, ma tunnen, pisar valgub mööda põsk. Minu pisikene lööb mind pahviks. Et need momendid on just need, mille pärast seda tööd teeme, et ja näeme, kuidas inimesed arenevad, ja need võtavad pisara lahti vahest. no mul oli täna täpselt seesama tunne, minu pisikene ülikõva. Väga äge. Aga ma tahan loomulikult õnnitleda kõiki ka suurepärase maikuu eest. Ma usun, et siin oli paljudes tiimides oli väga tublid action'id. Ülioluline, mis ma tahan kogu aeg meelde tuletada. Ja uued tulemused, uued tasemed, ülioluline. Veel parem, veel olulisem, hoida oma olemasolevat kõrgemat tasemet. See on äri alus, on ju, et ei lähe niimoodi lihva-lohva, vaid see, et me teeme iga nädal, iga kuu tööd selle nimel, et need aktiivsed tasemed, mis me oleme säilitanud või kunagi saavutanud, et me ka säilitame need. On ju, see näitab seda, et äri töötab ja äri areneb. Ta ei peagi olema, et iga kuu me hüppame uuele tasemele, kui sa kasvad iga kuu 10–15%. Suurepärane töö. Nii et ma arvan, et paljudel on põhjust ennast kõla peale patsutada ja see kuu võtta järgmised 10–15% kasvu ja nii need kõrgemad tasemed tulevad. Aga loomulikult ma nüüd jagan korra screen'i ja ma millegipärast mul on siin mingi vimka. Kui ma screen'i jagan, siis ma enam teid ei näe. Mis siis maikuus toimus, ütleme siis Zinzino tasemel. Tead, mis see on? Ma korra segan sulle vahele. Keynote'iga ennast enam ei näe, aga PowerPointi slaididega näeb. Ma ei saa aru, ma ei uuri seda asja, sa tead seda interneti värke, mul on sama teema. Mis sa nüüd uhkustad seal? Ma pean PC peale ära vahetama. Ei no kuule, PowerPoint näitab ja Keynote ei näita. See oli nali. Uuri seda, sa oled tehnika mees meil. Aga keskendume olulisemale on see, mis Zinzinos toimus. Seega Zinzinos, kui mõtleme, palju tuli uusi tasemeid, siis 24 uut teemandit eelmise kuuga, 10 uut direktorit, 1 uus Crown ja siis, ma ei tea, Royal Crown ei ole vist moes, kõik hüppavad juba Crownist üle Black Crowniks. Nii et tasemeid tuli väga hästi, see tähendab, et volüümi tuli ka Zinzinosse tublisti ja loomulikult tuli meil uusi tasemeid ka Eestis. Palju õnne, Veiko ja Liisa Kruustükk tegid ära silver taseme, alles ka, ütleme siis juuniorid meie äris alles alustanud ja juba esimesed sammud võetud ja rohkemgi veel. Aga mis loomulikult täna siis lõpuks kinnitus oli see, et meie Eesti tiim sai ka uue platinumi, Tiit Blank, suurepärane töö, palju õnne. Härra on olnud natukene üle 2 kuu alles äris. Ja no me oleme näinud, et see härra on igal pool ja tegude ja sõnadega kaasas käinud. Ma nägin, et Tiit, sa olid meil ka siin liinil. Kas sa, on ta veel liinil? Olen. Yes. Ma tean küll, sul on estraadi aega antud laupäevaks, aga mõne sõnaga, kuidas, mida ja mis tunne hetkel siis on, kui nüüd sai selline tulemus ära tehtud juba nii kiire ajaga? No ma ise ei tea, kas see on kiire ajaga või see on aeglane või et selles mõttes Fredi mulle on rääkinud, kuidas 2 kuuga tehakse teemandeid, siis ega mu eesmärk oli ju tegelikult kõrgem. Et mis seal pattu salata, et aga jaa, ma kuskil seal poole kuu peal, kui ma veel tegin nagu oma eesmärki, siis Fredi korra ütles, et kuule, aga äkki teeme plaatina. See poole kuu peal ma küll alla ei anna nagu. Ja ma tegelikult viimase hetkeni ei andnud alla, aga ma mingil hetkel nagu sain aru, et ilmselt see teemand ei tule. Ja ega ma võin öelda sulle, ega see plaatina oli ka lõpuks pingutus ikkagi.
et selles suhtes jah. Mis sa küsisid? Ma ei mäleta enam. seal ühes chatis käis läbi, et oodatakse siis kõiksuguseid salanippe, mis sa oled selle jaoks teinud ja Viki muidugi lajatas selle väga konkreetselt, et see salanipp on see, et sul oli piisavalt kohtumisi, et kas siis on see siis tõde, et sul on olnud piisavalt palju kohtumisi selleks, et sellist asja ära teha? No kas nüüd piisavalt ma ütleks, et ma saaks palju rohkem teha. Et selles mõttes mul on nagu praegu olnud ikkagi see on nagu kõrvalfookus, kuigi ma olen nagu väga palju pannud siia, loomulikult ma ei ütle, et ma teen seda mingisuguse nagu poole kohaga, onju. Aga ikkagi nagu ülikooliõpingud, peamine töö, siis veel õpetajana töö, et see on natuke ikkagi selline side hobi olnud praegu. Nippe ma ei oska küll jagada, et eks ma mõtlen laupäevaks siis välja, kuidas teile seda nii-öelda serveerida, et mismoodi, et selle kallal ma juba töötan, aga mingit nagu ühest sellist nippi või salarelva mul ei ole, et ma õpin kõigi teie käest ja no, kui vaatasin Martinit esinemas, siis ma mõtlesin, ma küll ei taha kunagi enam äriesitlust teha, et selles suhtes siin on tase nii kõrge, et jah. no aga see ongi hea siis ja no lõppude lõpuks meil on igalühel on oma väikene vaatenurk ja oma vibe, kuidas teha ja see teebki meid kõige tugevamaks ja paremaks, et üks seondub ühega ja teine teisega ja ma usun, et meil on kõigil, ka kõigilt teistelt midagi kuulda, nii et häbeneda ei ole kellelgi. no ma räägin, kuidas me nüüd olime 3 päeva, kui me Rootsi kontori preemiareisil käisime, siis oli see, olime me lennujaamas, olime me taksos, olime me kontoris, olime me seal õhtusel ägedal peol, siis härra Tiit Plank oli kogu aeg oma arvutiga, kõrvaklapid peas ja kogu aeg käisid esitlused. Vot täpselt nii vähe ta tegigi esitlusi. Nii et kõik respekt, see tekitas endas ülikõva emotsiooni, et alati, mis ise kõik tehtud suured tasemed, mis iganes, alati on see täpselt samamoodi, no paned hiliste tundideni välja, leiad selle kohtumise kuskilt, et saaks nagu tehtud, et aitäh kõiki meid sütitamast, Tiit, ja äge oli meil kõigil kõrvalt näha, kuidas inspireerivalt sa kogu aeg kohtusid seal arstide ja igasuguste teiste inimestega, ärimeestega ja jutikohtumised käisid. Aitäh, Viki, selle tunnustuse eest ja mis ma mõtlesin spordimaailma paralleel, et kui ma nagu leppisin sellega, et okei, et see plaatina on nagu tõenäoline ja selle nimel tuli ka pingutada, siis ma kuidagi seal lennujaamas enne äralendu ütlesin, et mulle praegu tundub, sest ma läksin suuremat eesmärki ju püüdma, onju. Mulle praegu tundub, et ma olen, kuidas ma ütlesin, et ma olen korvpallitaustaga või siis enne seda jalgrattur olnud, et jalgpalli väga vähe mänginud, aga et umbes, et ma olen justkui edetabeli või turniiri eelviimane. Ja siis Fredi ütles hästi, et kuule, mulle tundub, et sa oled alaliigat võitmas, nii et selles suhtes jah, ma tahtsin selle siia tuua nagu juurde, et eesmärgid on loomulikult kõrgemad, aga kõik käib nagu samm-sammult, et jah, töötame edasi. nii ta läheb ja mida kõrgemad me eesmärgid seame, seda kõrgemale me ka jõuame, siis tulevad jälle kõrgemad eesmärgid ja jõuame jälle edasi, et oluline ongi, et ei hirmu ära nende suuremate eesmärkide eest, vaid paneme neid julgelt ja ma tean, Tiit, et sul on ka väga hea ja huvitava teemaga esitlus tulemas laupäeval. Ütled järsku paari sõnaga, millest sa meile räägid? Ma räägin põhiliselt hirmudest ja mulle endale tundub, et see on miski, mis takistab väga palju meil mingisuguseid asju tegemast. Ma ei tea, olete te nõus sellega? Et sellised pidevad sellised väiksed sabotöörid meie kahe kõrva vahel, mis ütlevad, et ära helista sellele või ära räägi sellega ja et sellised eelarvamused, et ma ei tea, et nüüd, kui ma seda pakun, et siis peetakse mind mingisuguseks pähemäärijaks. See on see, mida ma täna oma tiimilt ka kuulen, on ju, et mul ei ole siiamaani nagu tekkinud sellist korralikku dublikatsiooni veel. Ka üks paar või siis liidrid on tekkinud, kelle puhul ma näen juba mingisugust dublikatsiooni, ma vaatasin,
et nad olid siin ka välja toodud, onju. Ma ise muide ei teadnud, et nad Silveri said, sest mulle eile Fredi ütles, et nad magasid selle maha, aga kuidas nad selle said, see mulle täitsa uudis oli praegu. et, aga jah, et see hirmude teema, et ega ma ka tegelikult, mul ei ole nagu see, et mulle nagu hullult meeldib avalikult esineda. Ma täna käisin koolis, rääkisin täiesti uuele seltskonnale, muidu mul on selline 3 ainepunkti raames rahatarkust rääkida ühele samale grupile või see on nagu hea mugavus, et sa saad nendega tuttavaks ja siis sa teed pikalt nendega tööd, onju. Et see on selline, noh, mitte lihtne, ta ei ole lihtne, aga seal ei ole seda hirmu. Ja sa lähed uue seltskonna ette, siis ikka on alati see, et kuidas ma nüüd siin seltskonnas on ja seesama asi, et tegelikult ma ju ei teadnud, et ma pean laupäeval esinema. kuni ma siis Rootsis küsisin Vikilt, et kuule, et räägi, mis seal toimub. Ja siis nagu selline, kuidas mulle filosoofiaõppejõud ütles selle kohta, et sangpoomimine, et ma pidin nagu hammaste tagant seda infot nagu kätte saama. Ja siis Viki ütles, kuule, aga sa ise esined ju ka. Mõtlesin, et okei, aitäh, et te ütlete mulle, et Fredi oleks ilmselt üks õhtu enne üritust öelnud mulle, Fredi ka teadis. Et eks see alati tekitab sellist väikest nagu ärevust ja hirmu ja sellist tunnet, et nagu, no, et mis mina ja kuidas saaks ära hiilida, on ju. Et sellest ma räägin, et mismoodi siis seada endal see hoiak selliselt, et sa saaksid sellest hirmust võitu ja et sa ei loobuks ja sa läheksid edasi ja teeksid selle ära. Et see on see peamine teema. Väga äge. Ja ma tean, et Heidi võtab meil sõna laupäeval, Pille tuleb meil, astub estraadile, aga ma küsiks praegu Külli käest ja Meelise käest, te olite ka meil kontoris. Mis emotsioonid siis jäid nii pikaajalise taustaga otsemüügi alalt, siis mis emotsioonid ja mõtted jäid siin Siino kontorist kõige paremini meelde? Ohaa, meie peame siin rääkima, meid lavale ei lasta, jah. No selge. Lastakse, me kutsusime. No selge. Eks me teeme omad järeldused sellest. Ei no, väga äge, et selles mõttes inimesed väga ägedad ja sa näed, kuidas ikkagi inimesed teevad täie nagu südamega, täie vungiga panevad ja noh, ikka see, et mis nagu saavutused seal olid, et kes on ikka seal alates 17-aastasest juba olnud lihtsalt otsemüügis ja kes siis nüüd on seal saavutanud ja rääkisid oma kogemusi, et väga-väga hea tunne ja väga siukene, loomulikult ma võrdlen kogu aeg, et noh, see on nagu, see on nii inimlik, eks ju, et igal sammul sa võrdled midagi, et kuna me oleme ikkagi nii, ma saan juba täna öelda siin, et siin lehel ma loodan, et ma võin öelda, et me oleme juba nii palju ka teise firmaga käinud, et lihtsalt noh, see on nii, see tuleb nii südamepõhjast mõni asi, eks, aga ja me võtsime, noh, kõige loomulikum on see, et esimene asi, mida mina võtsin ja ma kirjutasin ka oma tiimile kõigile, et see, mis ma kaasa võtsin, oli ikkagi see, et ole hea ja osale igal asjal, igal üritusel, igal evendil, igal sündmusel. Et võib-olla kui ma seal poleks olnud, siis ma võib-olla ei olekski täna Martinit kuulanud, sest mul oli päriselt, mul on audiitor, mul on 101 asja, on ju. Ja ma oleks selle kuskile, noh, ma oleks selle raudselt jätnud lihtsalt vahele. Aga mul on ülihea meel, Martin, ma päriselt, mul on mõned sportlased, kellele ma kindlasti selle saadan edasi ja ülihästi rääkisid. Meelisega siin me kodus ka praegu, mis mõttes, et kuule, nii mõnigi, me päriselt ütlesime, et nii mõnigi meist ei räägi siin nii hästi, kui Martin täna rääkis. Et võib-olla sutsu oli mõnes kohas kiirustasid, aga see oli selleks, et sa jõuaksid ära, sest sul oli nii põhjalikult see tehtud ja nii algus oli niivõrd hea, et ülihea. Super, tubli oled. Nii et ma ei tea, Meelis tahab ka vist mingit paar sõna siit öelda. Ja, Meelis on kindlasti väga palju ettevõtteid näinud, kuna sa oled meil ka raamatupidaja, seega ka selle nurga alt, et mis mõtted sealt siin Siinost kui peakontorist ja ettevõttest jäid? Anname Meelis. Tegelikult selle koha pealt ei jäänud mul midagi. Ma tegelikult ma küsisin ainult seda, et kas see aruanne, mis börsile läheb, et kas see pannakse seal nendes tubades kokku ja ma sain vastuse, et seal pannakse. Aga ma finantsjuhti näinud.
aga ühesõnaga, mida ma ütlen, noh, mida mina nagu sealt reisilt õppisin, oli see, et kui, et kuidas käib ühesõnaga uute klientide hankimine, kuidas käib nagu reaalselt uute klientidega töö, on ju, siis selleks minul oli vaja sõita sinna Rootsi, et mina näeksin, kuidas Tiit töötab. ma vaatasin Tiitu kõrvalt, kuidas ta inimestele lähenes, kuidas ta seal kontoris neid kontakte lõi. Ja ma saingi aru, et noh, et nii tulebki teha. Et sa pead, noh, mina olen nagu selline inimene, et kui ma lähen uude seltskonda, kui seal on 30 inimest, eks ju, no siis ma ei pane 30 inimesele kätt pihku ja ei ütle, et ma olen Meelis. Aga Tiit on täpselt selline mees, ühesõnaga nii palju, kui seal inimesi on, tema paneb kõigile käe pihku ja tema suhtleb nendega nagu vana sõbraga. Ja ma tulin koju ka ja ma ütlesin Küllile, tähendab, ühesõnaga, et ma võtan kõik inimesed Facebookis sõbraks, keda mul on võimalik võtta ja siis ma võtan need ka veel, keda ma nagu noh, nii-öelda, kes otseselt mulle ette ei jookse, aga keda ma nagu hakkan nagu sõbraks võtma. Sellepärast, et see on puhtalt kontaktide äri ja see on puhtalt suhtluse äri ja ma võin nagu kogu maailma ees tunnistada ühesõnaga, et mul on nagu vähe kontakte, ma olen neid vähe võtnud, sellepärast et ma pole neid vajalikuks pidanud. Ja teiseks on see, et ma olen suhelnud ainult nende inimestega, kes on nagu tundunud mulle vajalikud, eks. Aga nüüd ma saan aru, ma pean suhtlema kõikide inimestega, keda ma kuskil näen, sellepärast et ma ei tea, millal ta võib mulle vajalikuks muutuda. Meie talle vajalikuks muutuda. Ja noh, ma ütlen veel kord, müts maha tähendab selles mõttes, et sellest oleks võinud teha nagu õppevideo, kuidas Tiit töötab. Et kui minul oli selline tunne ühesõnaga, et kui nüüd on see nagu see, noh, nii-öelda see seminar on nagu läbi, on ju, et ma lasen nagu, ma olin nagu füüsiliselt, ma olin nagu väsinud ka, sest kõik ju toimus inglise keeles ja see siiski nagu väsitab, on ju, see suhtlemine, eks ju. Või no see kuulamine, see jälgimine, et suhtlemist oli vähem, aga pigem nagu kuulamist, et see, noh, tegelikult ma olin jumala nagu tamka, eks ju. Noh, olin tõesti väsinud, et ma nagu julgen, noh, tunnistan seda, on ju. Ja siis ma vaatan seda, et kuidas see Tiit seal lennujaamas ja igal pool, kus on nagu ühesõnaga põhimõtteliselt, no ütleme niimoodi, et kui see oleks olnud nagu tantsuõhtu, ütleme, ma võrdlen nagu see tantsuõhtuga, on ju, siis põhimõtteliselt siis Tiit ühesõnaga kõikide naistega, kellega oli võimalik tantsida ja siis ta tantsis ka nende meestega. Aitab nii käib partnerite rekruutimine siis, mitte klientide. Aga selles mõttes tähendab, ma saan nagu aru ka, kus Tiidul see tuleb, sest et kui tema, noh, ma kuulsin ta tausta, eks ju, ta on õppejõud, no selge ühesõnaga, ta on loomult ühesõnaga õpetaja, ta on loomult suhtleja ja sellepärast, et tal ei ole mingisugust nagu vale häbi, et ta läheb igaühega ja noh, selles mõttes sõltumata, kes talle ette jääb, ta pistab käe pikku, ütleb, see on see. Räägime sellest kõigest laupäeval. Aitäh sulle, Meelis, suur tänu. Teen sulle laupäeval õlle välja. Aitäh selle reklaami. Ei, aga ausalt ühesõnaga, kui keegi küsib, eks ju, et palun näidake ühesõnaga, kuidas seda äri nagu tehakse, kuidas neid kontakte võetakse, siis tegelikult, kui oleks selle Tiidu päeva seal üles filminud, siis oleks sellest olnud nagu õppevideo kõigile, noh. Nii et Tiit, sa saad meile teha seda oma õppevideot. Ja, aitäh teile. Suur tänu. Ja, super. Very good. Ja nii ta läheb, et nii nagu Viktor ütles, et nii ta on ka meil. Alati, kui ongi need suuremad tasemed, mida püüame ja silm on tõesti selline, et kiirgab täies valguses, siis jah, sa vajutadki kogu aeg ja noh, samas, eks me teeme seda kogu aeg. Ma siin just olime üks päev koos kaasaga olime jalutuskäigul, ootasime lihtsalt kohviku järjekorras ja ma tegin paar kõne sellel ajal, kui ootasime kohviku järjekorras, et ega seal muud ju teha ei ole, mis ma seda aega raiskan, on ju. Et tulid inimesed meelde, kellega ühendust võtta ja ei muud kui tuld.
aga kuna oleme siin juba laupäevast palju rääkinud, siis tõesti meil on tulemas Super Saturday. See toimub siis Tallink Spa ja konverentsi hotellis algusega kell 13 ja 4 tundi saame seal vägevat koolitust. Meil on väga hea agenda, väga ägedate teemadega ja sinna tasub kindlasti kohale tulla, sest siiamaani ei ole keegi sealt Super Saturday'lt külmaks jäänud. Väga heade mõtetega on alati sealt lahkutud ja loomulikult on seal ka praktilist, mida paneme kohe praktikasse, nii et tasub olla kohal nii ise kui võtta ka oma tiim kaasa. Ja loomulikult juba, kuna siin suvi on alanud, suvi läheb kiiresti, varsti on sügis, ei taha teil meelt nukraks veel teha, aga tihtipeale on nii, et oi jummal, kus see september juba kätte jõudis ja siis on veel, et oi, siis mul on need piletid, mis ma nüüd nendega teen. Ehk nüüd juba tasub mõelda selle peale ka, et kuhu, mis tasemele tahad jõuda septembri evendiks, sellepärast et kuu aega, 1,5 kuud peale seda on ka juba aastakonverents Oslos, ehk mis tasemel tahad kõndida ka aastakonverentsis terve maailma Zinzino esindajate ees. Et ma usun, et siin tuleb, nagu Viki ütles, et Martiniga ja paljude teistega siin tuleb väga kuum suvi ja mitte ainult sellepärast, mida ilmataat meile lubab, vaid see, et Zinzino kütame väga-väga kuumaks ja väga paljud saavutavad väga ägedaid tasemeid. Sest miks mitte, kui me vaatame, mida siis meile juunikuus pakutakse näiteks läbi meie kampaaniate, no see on jällegi ulme, mida Zinzino pakub, et esiteks meil on võimalus teha meie klientidele pikk pai jälle läbi selle, et kui nad ostavad teatud summade eest meil oma tervise heaks tooteid, siis saavad jälle lisa Zinocash raha oma Zinzino kliendi kontole, mille läbi on siis võimalus hankida endale prooviks kasutamiseks ka teisi tooteid. Ehk see on ülihea kampaania nii uute klientide jaoks, juba olemasolevate klientide jaoks ja ka nende jaoks, kes veel ei tea, et nad hakkavad meil klientideks. Aga mis veel rohkem lööb silma särama, on see järgmine kampaania ja me siin põgusalt vestlesime härra Actionmaniga ja ta oli veendunud, et ta tahab kindlasti ise sellest kampaaniast rohkem rääkida, seega ma annangi meie sõna siis Royal Crown Jaskale. Jaska tänab ja kasvu ja minu jaoks on see tõeline kasvukampaania ja ikka tegelikult kõik kampaaniad on meil ju kasvukampaaniad tegelikult loodud selleks just, et mulle väga meeldis, kus Margus tiimiga alguses ütles, et kui teed mingi taseme ära, loomulikult alguses on väga lihtne minna ka silverist gold'i iga kuu ja uus tase või minna siin mitu taset ka ühe kuuga, et see ei ole teab mis nagu raketiteadus, et seda teha, on ju. Aga kui ka ei liigu iga kuu uuelt tasemelt uuele tasemele, et siis see 10-15% kasvu on ju, et sa vähemalt kasvad kogu aeg, on ju. Teed selle silver ära, jumalauda, pole midagi hullu, kui sa sinna gold'ini ei jõua järgmisel kuul, on ju. Võta sealt, pane siis igakuiselt kasvuga edasi, et sa lähedki kas või evendilt evendile kogu aeg uue tasemega. Kui sa lähed kas või igalt evendilt algusest uue tasemega edasi, siis sa oled ühel esimesel evendil, ütleme seal, ma ei tea, kas alustanud, silver, gold, executive ja tegelikult aastaga 4 evendiga executive või platinum. Minnes ainult ühe taseme kaupa edasi, mis on absoluutselt tehtav ja tegelikult võttes maksimumi ka nendest kampaaniatest, siis see kampaania on selline, mida meil kunagi varem ei ole olnud. Mulle väga meeldib see kampaania, mille pärast, sellepärast see kampaania on üles ehitatud selle peal, et me oleksime hingega väljas oma uute partnerite abistamise nimel. Ja mida paremini me aitame oma täna siis juunikuuses ärisse tulnud partneritel saavutada edu, seda edukamad on nemad ja selle eest loomulikult premeerib Zinzino ka sind kui sponsorit, meid kui sponsoreid, on ju. Ja need on löödud duublisse ja mida tähendab siis see level 1 ja level 2.
lihtne vastus, kompensatsiooniplaan, enrollment bonus on siis selle siis boonuse nimi. Level 1 tähendab siis, kui sa aitad oma isiklikul partneril ära teha esimese kliendi, siis sina sponsorina saad komisjoni plaani järgi selle pealt 50 eurot. Eeldusel, et on alustanud muidugi Ultimate paketiga. Kui on ta väiksema paketiga alustanud, seal vaata komisjoni plaanist sellest sektsioonist enrollment boonuste alt siis, et palju peab olema krediteid. Sa peab olema 150 kreditit, näiteks esimese kliendi staatuse jaoks. Ultimate pakett ise annab juba 150 kreditit. Ükskõik milline premier klient uuele partnerile põmdi on siis kohe teenib tema oma boonused, pluss sina siis tavaolukorras 50. Täna juunikuuses on see siis 100 eurot, saad sina sponsorina. Et täna käisime Taneliga, tuli üliäge uus partner, Andres tuli tiimi, täna just alustas, nüüd juunikuu jooksul Tanel annab endast kõik oleneva, et aidata siis Andresel vähemalt ära teha 4 klienti, siis saab Andres tehtud oma esimesed kiired boonused, pluss siis samamoodi Tanel sponsorina teenib eks siis selle pealt 100 eurot, et aitas oma partneril teha esimese kliendi, level 2 on siis aidates partneril jõuda 4. kliendini, 1, 2, 3, kui ta jõuab 4. kliendini, saab sponsor siis veel 50 eurot, tänases siis juunikuu kampaanias siis 100 eurot. On ju, et need on nagu duublisse läinud ja kui me võtame seda ka pikaajalise eesmärgina, siis iga see kampaania, iga tehtud klient, see töötab ka tuleviku nimel. Et meil on nii palju taustal käivad kampaaniad veel samamoodi, nagu meil on Directotripi kampaaniad, siin on siis meil samamoodi, mis läheb väga, on tähtis kampaania, on enrollment incentive kampaania. Kui esimest korda siis partner alustades siis partnerina, mis iganes X perioodi jooksul jõuab esimese 5 isikliku partnerini ja kui see iga isiklik partner on teinud vähemalt 1 kliendi, siis kasvab see enrollment incentive programmis edasi ja jõudes 5 siis sellise partnerina saad sa tasuta annual konverentsi pileti, mis on 400 eurina. See on jälle eeldus, et iga su partner on teinud vähemalt 1 kliendi. Et taustal toetab ka see kampaania absoluutselt kõikidele teistele kampaaniatele täpselt samamoodi. Ja loomulikult, mida edukam on su siis tiim, seda kiiremini kõik ka siin karjääriredelil loomulikult edasi liiguvad. Ehk siis 100 euro asemel hoopis 200 euri. Ja teine, mis on, siis siin annab kaasa, on siis lisakreditit, et mis aitavad liikuda edasi kõrgemale tasemele. Väga hea kuu liikuda kas või nullist executive'iks, silverist executive'ist, goldist executive'iks, tiidul platinumist teemantiks, on ju. Et kui me nüüd aitame oma 3 isiklikul partneril, kelle me juunikuu jooksul kaasame, 3 partneril teha ära igale 1 kliendi, 3 partnerile igale 1 kliendi, siis kuu lõpu arvestusse siin annab sulle 500 ekstra kreditit. Need kreditid ei maksta sulle rahas välja, aga need arvestatakse sulle nii-öelda bankingusse 250 ühele poole, 250 teisele poole, ehk siis kuu tiitli kreditite arvestus, tuleb sul 500 kreditit lihtsalt juurde. Kui sa oma 3 isiklikul partneril, 3 isiklikku partnerit tulevad sul ärisse, annavad sulle niigi 1200 kreditit, siit sa saad 500 veel juurde, kui etted igale ühele kliendi teha, on juba 500 kreditit tuleb 3 eest. Või 900, jah, sorry, ma panin 4-ga. 900 pluss 500 on 1400 ja ütleme 100 jääb veel puudu, on juba gold tasena. Ja tegelikult, kui nüüd 6 partnerid, kes toob 6 partnerid, Tiit tõi eelmine kuu, nii et see on kõigile võimalik. Kui ühel inimesel on võimalik, on see meil kõikile täpselt ühtemoodi võimalik. Kui nüüd juunikuuses tuleb sulle 6 isiklikku partnerit, kui sa aitad 6 isiklikul partneril igal teha 1 kliendi, saad sina selle eest ise juba 600 eurot. Pluss kuu lõpu arvestusse saad sa veel 1500 kreditit. 6 isikliku partneri pealt on kreditite arv, mille pealt sa kohe raha teenid, on 1800 kreditit, 300 on siis ultimate pakett ECB-ga, pluss 1500 boonuskreditit, sa oled kuu lõpuks 3300 ilusti aktiivne executive.
teeninud executive'ina vähemalt 800 eurot, pluss oled saanud 600 eurot veel lisaks selle eest, et sa oled igale selle 6 partnerile igal ühel aidanud teha 1 kliendi. Aita igal ühel jõuda veel 4 kliendini, saad veel 600 juurde, noh. Et see on hullumeelne kuu tegelikult, kui see kampaania nagu päriselt endale nagu lahti mõtestada, millised rahad on tegelikult siin taga selles väikeses, pealtnäha väikeses kampaanias, mille taga on tegelikult nii palju, noh. Ja mõtle, kuidas su tiim edasi liigub, kui see tegelikult see ju kõikide 6 tükki tuua, need igaüks ju tuleb kellegi alla, samamoodi see sinu toodud juba esimesed 2 partnerit jõuavad edasi seal gold'i tasemele, teised silver tasemele, kogu tiim kasvab ja kogu tiim tõuseb, noh. Et palun mõtesta see kampaania endale ka lahti, küsi minu käest, kui uuesti vaja on, kui praegu mingi asi jäi veel arusaamatuks, ma arvan, ma seletasin piisavalt kergelt selle lahti. 9 partneri pealt on juba siis see 3000 kreditit ekstra juurde, noh. Et seal tuleb juba põmd ja on plaatinum, pool plaatinumi krediteid. Et sellised uhked kampaaniad on see enrollment campaign'iga. Miks selliseid tehakse? Et partnerid liiguks edasi, kõik oleksid õnnelikud, kõik teeniksid raha, sest partner, kes on äriga alustanud, enamus ikkagi tahab raha teenida. Ja mida kenam on see, et ükski nädal ei oleks baranka meil kontol, noh. Proovi niimoodi elada, et su kontol ei ole baranka ükski nädal, noh. Olgu see 11 eurot seal, olgu see mis iganes eurosumma seal, noh. Aga break the zero, nagu Hilde meile õpetab. Break the zero, vähemalt 1 klient või partner, midagi, et nagu toimuks iga nädal. Okei, nii palju nendest kampaaniatest, aitäh. Yes, nii et kampaaniad on mida parimad ja kui me nüüd vaatame, ma näitan veel korra, kes tahab täpsemalt tutvuda, siis tegemist on registreerimise motivatsiooniprogrammiga niimoodi eestikeelselt ja see leidub meil kompensatsiooniplaanist leheküljelt 34. Et kindlasti tasub tutvuda sellega ja nagu näha, no kui siin Viki rääkis, et tood selle kuuga 6 partnerit, aitad igal ühele 1 kliendi, no siis sul on automaatselt juba aasta konverentsi pilet. Palju õnne! Jälle megaboonus juures. Kui teed oma 9 partnerit selle kuuga ära ja kui sul on juba 1 all või teed veel ühe partneri juurde, sul on 10 partnerit kokku, sa saad 1000 euro eest osta endale Zinzino tooteid. Jälle megakampaania. Kui sul on 15, sa saad juba Montblanci pliiatsi ja nii edasi, on ju. Et need on sellised programmid, mis kogu aeg lähevad edasi ja loomulikult, mida paremini me aitame siis oma partneritel edasi jõuda oma karjääril, siis tasub tutvuda väga täpselt ka selle mentor matching boonusega, mis see tähendab, sellepärast et sealt hakkab kütma väga huvitavat lisatulu läbi selle, kui sa aitad oma tiimipartnereid edukamaks. Kindlasti otsige üles, esiteks kompensatsiooniplaan, ma soovitan igal ühel läbi lugeda, vaadata vähemalt need tasemed, milleni sa praegu sihid, kui sa tahad teemandini, loe vähemalt välja see, mida vajab ka direktor, et mida selle täitmiseks on vaja. Aga üleüldiselt need boonused tasub endale selgeks teha, läbi lugeda ja siis sa vähemalt tead, kui tuleb juttu nendest, kust neid leida. Ehk nagu siin on kõik tegevused, kõik kampaaniad, nii-öelda käsipesed kätt kogu aeg. Teed ühte, sa saad juurde teist ja kolmandat ja neljandat ja sellepärast ongi, et Zinzino on täna maailmas otsemüügi ettevõtetest üks kõige parimate kompensatsiooniplaanidega, sellepärast et nagu me teame, Örjan Seelet tituleeritatakse üle maailma otsemüügiala professoriks ja läbi selle ta on ka selle kompensatsiooniplaani ehitanud, et see võimalikult hästi toidaks meie partnereid, kui nad on teekonnal täitmas oma unistusi, sest see on see, mis teeb Hilde ja Örjani südame soojaks, paneb ka neil pisarad voolama, kui nad näevad, et keegi on suutnud läbi selle, mis nad on Zinzinos algatanud, oma elu muuta ja oma unistused täita. Nii et kasutame need kampaaniad ära. Sest neid kampaaniad, need on kampaaniad, neid ei tasu võtta külma kõhuga, et no need on ja püsivad, me ei tea, millal nad võivad ära kaduda. Sellepärast ka see Ultimate Partneri rahatagastuskampaania tasub võtta tõega ja läbi selle me teame jällegi, et mina igatahes siiamaani ei ole kuulnud ühtegi
tavaotsemüügiettevõtet või tavaettevõtet, kus makstaks sulle su alginvesteering tagasi sellele lisaks, et sa oled teeninud raha. Ja samamoodi on ka kuni siis oktoobri lõpuni on ka siis uutel partneritel see suurem fast start boonuste programm ehk on võimalus teenida need summad, mis praegu on esil, sest varem nad on olnud väiksed. Kui sulle millegipärast Cincino for free nii-öelda kampaaniad ei meeldi, sulle meeldib ka millegi eest maksta, näiteks maksta aastakonverentsi eest selle asemel, et oma äri ehitada läbi partnerite ja aidata neil edukamaks ja saada tasuta aastakonverentsi pilet, siis sul on võimalus see ka soetada 370 € eest sellel kuul. Ja muidugi tasub kiirustada sellepärast, et meil siin just esmaspäeval direktor kõnes öeldi, et piletid kaovad suht kiiresti ja praegu on ainuüksi inimesi, kellel on tasuta pilet tulemas, on üle 1000, kes on lihtsalt vaja nüüd saata informatsioon supporti, et kas nad tulevad, kui sa oled nüüd näiteks juba saanud oma tasuta pileti, et sa tead, et sa peaksid selle saama, siis saada supporti palun email, et jah, ma soovin oma tasuta piletit, ma olen Oslos kohal. Juhul, kui mis iganes põhjusel sina või su partner Hiinast ei saa kohale tulla, siis palu, et ta kirjutaks supporti, ütleks, et aitäh selle tasuta pileti eest, ma kahjuks ei saa kohale tulla, aga ma võtaksin oma tasuta online'i pileti. Ehk seda paluti, et igaüks siis teeks, et kui sa tead ka inimesi oma tiimis, kellel on pilet olemas, siis palu, et nad kindlustaks ja kinnitaks oma kohaloleku Oslos, sest nagu eelmine aasta läks, Oslo müüdi välja niimoodi, et lõpuks pileteid ei olnud. Nii et kui sul ka piletit veel ei ole, siis kindlasti soovitan selle võimalikult kiiresti endale soetada. Ja nagu siin juba mainitud, kõik toetab teineteist, ehk kui siin nüüd väga suure hinnaga võtta, siis Ambassador Tripile on võimalik veel saada, kui hakkad kohe kiiresti ehitama oma kolmandat tiimi ja saad omal piisavalt suured kvalifikatsioonid selle kuu lõpuks. Küll aga veel realistlikum kõigil siin olevatel partneritel on osaleda Director Tripil Tenerifel. Selleks ei ole liiga palju aega, ei ole niimoodi, et ma natuke veel mõtlen, vaid nüüd on aeg vajutada gaas põhja. Nüüd on aeg selleks, et kui sa otsustad seda teha, et sa tuled sinna Director Tripile direktorina, vajuta gaas põhja. Kui sa otsustad seda teha selle läbi, et sa tekitad endale 200 pluss kliendipunkti, vajuta gaas põhja. Väga harvadel on võimalus läbi erinevate tiitlite, kogunevate punktide sinna jõuda. Seega üldjuhul on 2 plaani, kuidas sinna jõuda. Kui sa tõesti tahad oma karjääri muuta, oma elu muuta, aidata eelkõige oma partnerite saada edukamaks, sest kõik tuleb läbi selle. Siis võtta kohe tee plaan oma lähima, ma ütleks, Teemant pluss aktiivse partneriga ja siis ei muud, kui tulistame sinna suunda, et oled kohal Director Tripil. Ja nagu iga kuu tasub oma kuu eesmärgid paika panna. Ehk nüüd näiteks, kui sul on eesmärk, et sa tahad võtta vähemalt selle 500 lisakreditit, siis me teame, et 3 partnerit, kui sul on soojad, väga head kontaktid, 3 partneri saamiseks sul on vaja vähemalt 15 kohtumist. Vähemalt. Kui sul on külmemad kontaktid, tõenäosus on see, et neid kohtumisi on vaja rohkem. Kui sa tahad 6 tuua, topelt kogus kindlasti kohtumisi. Kui sa tahad 9 tuua, jällegi rohkem kohtumisi. Seega tasub nii-öelda teha nagu Tiit, et igal pool lihtsalt tegutsed igal vabal hetkel. Ja kindlasti läbi partnerkohtumiste tuleb ka kliente. Kui sa oled muidugi teekonnal, et sa tahad endale tekitada 200 pluss klienti, siis tee jälle konkreetne plaan igale päevale, igale nädalale, kui palju kohtumisi sul on vaja, et saavutada teatud arv kliente. Ja loomulikult, kuna me jookseme ka nädalast nädalasse, siis nagu Viki ütles, ära lõpeta ühtegi nädalat kolmapäeva õhtut sellega, et sul oleks Cincino kontol baranka.
teeme iga nädal midagi selle jaoks, et jõuda natukenegi edasi. Ma mäletan, tänapäeval isegi ei ole olemas seda 22 eurot, mis Viktor mainis, aga sellel hetkel, kui meie alustasime, jah, me jahtisime 11 eurot nagu nui neljaks, see 11 eurot peab kontole tulema. 22 eurot oli võimalus, nui neljaks, 22 eurot peab nädala lõpus kontol olema. Ja läbi selle tuligi, kui me jahtisime piisavalt kaua neid, hakkasid tulema ka suuremad summad, sest kui ma neid väiksemaid summasid ära ei võta, siis ega neid suuremaid summasid ka sinna kunagi ei teki. Et see peab olema järjepidev ja järjekindel, sihikindel tegevus. Ja loomulikult otsustada ära, et mis on sinu konkreetne aktiivne tase selle kuu lõpuks, ehk kui palju krediteid sul peab olema tasakaalus, et sa saavutad mingi teatud tiitli. On see siis läbi nende boonus kreditite või tavategemise, ise otsusta, aga tänapäeval on selle kampaania kaudu võimalik sihtida veelgi kõrgemale, ehk ma ütleks, et pane endale tase kõrgem eesmärk kui see, kuhu sa oled muidu minemas ja siis vajuta gaasi. Ja loomulikult sama vaata üle kõigil inimestel, kõigil partneritel oma tiimides. Kes sihib, kuhu nad sihivad, palju nad tahavad kliente teha, kui palju kavatseb keegi partnereid teha, mis tasemed nad tahavad teha. Ja läbi selle sa näed ka seda, et kuidas kasvab sinu T-number ehk kui palju on kokku kliente sinu tiimis ja see näitab sulle su äri arengut ja see loomulikult mängib rolli ka sinu automatiseeritud sissetulekus, mis tuleb läbi klientide kasutatavate toodete. No, paljud jällegi võib-olla ütlevad seda, et ma ei tea, kuidas mul on ajaga. Kunagi on Art Jonaki Mastermindi koolitustel olnud väljas selline huvitav tabel, mis mind pani küll mõtlema sellel hetkel, kui ma seda nägin, et okei, 40 tundi tööd, ma tegin üldjuhul rohkem tööd, 56 tundi magamist. Ma väga halb magaja. Ma ütleks, et nii palju ma küll ei viitsin magada, mul kaasa siiamaani noomitab, et ma ei maga piisavalt. Aga siis veel 42 tundi söömist, mis mul viga söömise kõrvalt kellegile mingi sõnum saata või mis iganes on ju. Ja me oleme näinud seda väga palju, kui on inimesed, kes tõesti jooksevad seal teemandi suunas, jooksevad direktori suunas, nad on endiselt kuskil tööl lõunapausi ajal. Kõned, kohtumised, sul on pool tundi lõunapausi, saad 2 kohtumist ära teha, 15 minutit tükk, tum-pum, on ju, ei pea olema seal 1,5 tundi laaritamist, jaaritamist. Et saab väga hästi seda teha. Ja kui sul ka on kõik need tunnid kasutuses, et sa oledki 40 tundi tööl, 56 tundi ilusti magad ennast välja, 42 tundi oled perega ja sööd ja kõike muud, siis 30 tundi põhimõtteliselt peaks jääma kuskilt. Et kui keegi ütleb, et ma ei tea, kas mul on 5 tundi või 10 tundi või 15 tundi planeerida, no oleneb jälle prioriteetidest. Kui me väga tahame, me leiame selle aja. Kui me ei taha, siis me leiame põhjused, miks me teeme midagi muud. Et jällegi, need, kes tahavad, jooksevad, saavutavad tulemusi ja see on näha, et jällegi see ei ole kellelegi mingi selline noomitus, vaid see ongi see, et me peame õppima lihtsalt oma kalendrit rohkem ja paremini planeerima ja samas ka oma aega austama ja vahest ka mõtlema, et okei, et näiteks minu puhul, mul oli nagu nui neljaks vanasti oli see, et ma pean 6 korda nädalas jõusaalis olema. Aga siis, kui ma mõtlesin, et okei, jah, piitsep kasvab, aga kontol on paranka. No see ei ole see elu, mida ma tahan veeta. Siis ma võtsin sealt 6-st 3 korda oma jõusaalis käimist ära ja käisin 3 korda ja olin ka väga heas vormis. On ju, jälle oleneb, kuidas sa midagi teed ja läbi selle oli võimalus siis tekitada suurem käive ja suurem minek jällegi äris. Et kui me prioritiseerime ja planeerime asjad hästi, siis on võimalus tekitada ka tulemusi. Ja nagu ma ka mainisin, me jookseme nädalast nädalasse. Iga nädal on sul võimalus anda endale palgakõrgendus. Iga nädal. Et seesama, mis siin on paremal pool üleval, meeskonnakomisjoni tasud, see on see tabel, mida järgida iga nädal, vaadata. Sa näed oma rõngastest, palju sul on puudu, näiteks on see siis 50 eurost või 100 eurost, need on paypointsid seal on ju. Ja kui sul on
puudu natukene 50-st, vajuta täiega. Ehk sellepärast ongi, et no täna me oleme teisipäevas. Põhimõtteliselt, kui sa hakkad tegutsema, siis neljapäeval planeeri ette oma nädal, kuhu sa tahad jõuda kolmapäeva õhtuks. Samamoodi vaata üle ka oma võtmeisikud. Kõiki me ei saa aidata. Meie teha on joosta jooksjatega. Meil on aitamisäri, aga kui me proovime aidata kõiki, ka neid, kes ei ole valmis ise ennast aitama, siis me ei aita mitte kedagi. Sinu teha on aidata eelkõige ennast ja läbi selle aidata siis oma võtmeisikuid, kes on valmis jooksma, kes tahavad kuhugi jõuda ja tegutseda nendega. Ülejäänud tulevad kaasa. Need, kellel süttib võib-olla natukene hiljem, nad tulevad kaasa. On ju? Ja vaata, mis on plaan sinu võtmeisikul neljapäevast järgmise kolmapäevani. Kui palju ta tahaks teenida? On see 100 eurot, 150 eurot, 200 eurot? Okei, mis meil on selleks vaja? Palju meil on partnerid vaja? Partnerite kaudu tavaliselt planeerime seda, palju komisjoni tasusid on võimalus teenida. Samamoodi nagu planeerime tasemeid. Läbi partnerite. Kliendid on kõik boonuseks. Ja ongi, et siis nädala keskel minu soovitus on pühapäeva õhtul hiljemalt esmaspäeval vaadata üle enda olukord. Kui sa ei tea täpselt, mis on toimunud, palju sul on krediteid kogunenud, vaadata üle ka oma võtmeisikute olukord, palju neil on krediteid. Okei, kuule, Siiri, ma näen, sul on praegu 1000 kreditit on seal tasakaalus on ju, või ütleme 1200. Mis me saaksime teha, mis on sul plaan, et me kolmapäeva õhtuks jõuaksime selle 1500 kreditini, et sa saaksid see nädal 150 eurot. On ju? Et vaadata see koos üle, teha selle jaoks plaan ja siis meil on esmaspäevast kolmapäevani kuni 01:00 aeg tegutseda ja samamoodi, kui on nädalad kuluvad, on ju, ja nüüd nädala või tähendab kuu alguses planeerida ka seda, et okei, kuhu keegi tahab siis tasemele jõuda kuu lõpuks, kui palju iga nädal peaks olema kohtumisi ja siis vaadata iga nädal, okei, nüüd on olnud nii palju kohtumisi, mis on tulemused, järgmine nädal oli nii palju kohtumisi endal tiimis, mis on tulemused, kellel on fast stardid, kellega hakkame jooksma kohe seda, et 2 partnerit, 4 klienti tuleb nende teiste kohtumiste kaudu, 2 partnerit, jälle 4 klienti sealt tuleb teiste kohtumiste kaudu. Ja loomulikult, kui sa tõesti tahad edasi minna ja hakata teenima, siis keskendu kääbidele. Ma mäletan ise, kui ma sain pikki päid ja jalgu Örjani käest selle eest, et ma ei jahtinud kääbe. Ta ütles, et sa oled ikka puhta sooda, et kääbid on see, mis hakkab sulle rohkem raha sisse tooma. Miks sa ei jahi neid siis? Et nad on küll kliendi saamise boonused siin nimetatud, sest ta on customer acquisition bonus, aga ta ikkagi tuleb põhimõtteliselt selle pealt, kui sul on nii klientide kui partnerite eest tulevad uued kreditid iga nädal. On ju? Ja sealt tulebki, et kui sul on näiteks siis, no ütleme väike kääb, see hakkab juba olema selline, mis on kuigi palju mõju, siis 500 + 500 kreditit, 500 ühes tiimis, 500 teises tiimis, see on kokku 1000 kreditit, on ju. Ja need on uued kreditid, siis kui sul meeskonna komisjoni tasu on 100 eurot, siis kääbi kaudu sul tuleb 200 eurot juurde. Ehk see on kokku 300 eurone nädal. Tee neid kuu aega, 1000 krediti nädalaid ja sul on executive käes ja sa oled teeninud 1200 eurot pluss sealt tuleb veel 200 eurot telefoniboonust ja arvatavasti, kui sa aitad oma uusi partnereid, sealt võid juba palju rohkem teenida, 1500 eurot. Et executive tase ei ole see, et sa teenid 900, sul on võimalus teenida ka palju rohkem. Ehk hästi planeerides, vahepeal kontrollides ja siis jälle tuld andes ja edasi minnes. Ja oluline ongi see, et kui see nädal ei tulnud, okei, proovime järgmine nädal natukenegi rohkem kasvatada ja edasi minna. Et kõik lõppude lõpuks põhineb me sellega, et me tutvume inimestega, nagu Meelis ütles, et nüüd ta hakkab tutvuma kõikide inimestega, kõik ta teretab ja kohtub läbi, on ju. Ja siis töötamegi selle kandidaadilistiga, et kvalifitseerime, kes on sobivad meile, kellel on vaja mõtlemisaega, kellega on vaja seda suhet ehitada, et talle võiks mingil hetkel midagi tutvustada ja siis me kutsume nad kuulama. Kes on avatud, kes ei ole avatud, järgmine ja siis teeme esitlused ja kõige olulisem, nagu Viki alati ütleb, follow up. Kui seda follow up'i ei tee,
siis midagi ei juhtu, on ju. ehk kõige olulisem on peale esitlust proovime selle järgmise second look'i saada 48 tunni jooksul. see on selline kuldne reegel, et siis inimesel on võimalikult hästi asjad meeles, tal on energia üleval ja siis on võimalus palju kiiremini temaga edasi minna, kui see, et lepime järgmise kohtumise mingi 2 nädala pärast. On ju. Ja selleks, et enda teekonda sujuvamaks teha, siis tasub endaga, nagu Jim Rohn ütleb, et kõige rohkem tee tööd endaga, rohkem kui isegi oma tavatööga. Et me programmeerime enda mõttestiili, me saame lahti nendest hirmudest, me saame lahti nendest mõtetest, et oi, ma ei tea, kas see on minu jaoks või kas ma olen edu jaoks või mis iganes. Sünnitame endale õiged mõtted sinna, teeme seda igapäevaselt, kuulame GoCore'i, loeme raamatuid, kuulame teisi koolitusi, tuleme Super Saturday'le, seal saame palju ägedaid mõtteid ja jälle oma mitte nii edasiaitavatest mõtetest lahti, tekib õige hoiak, sirge selg ja meie tegevused on hoopis teisel tasemel ja tulemused selle kaudu veelgi paremad ja loomulikult läbi selle sünnib ka see elustiil, mida me tegelikult tahame. Ehk minu küsimus on, milline neist, need on põhilised raamatud, mis on oluline läbi lugeda, mis aitavad siis sind karjääril edasi, mis on konkreetselt otsemüügi äris edasi aitavad raamatud. Võta neist vähemalt 1 see kuu lugemisele. Kui sa loed mingit 2-3 raamatut, midagi muud, loe neist mingi raamat, kas või, ma ei tea, 1 lehekülg päevas. Oluline on see, et me ei loe ainult mingeid raamatuid, mis on sellised, mis aitavad meil ette kujutada mingit jõukust, vaid see, et meil on ka praktilised raamatud, näiteks Örjani 90 päeva võiduni või Randy Gage'i ABC of MLM või Direct Selling Success, või Victori lemmik Fanatical Prospecting. Yeah! Ma tean, sa tahtsid selle kohta midagi öelda, Hõiska. Tahtsin, no väga tore, et sa mu mõtteid niimoodi loed. Ma loen. No kui ma seda raamatut näen, siis mul läheb kohe süda hakkab pumpama ja taguma ja see on minu piibel, noh. Ja kes vähegi inglise keelt mõikab või ei mõika, siis proovi mõikama hakata. Et iga inimene, kes tahab, me oleme müügialal sõbrad, noh, ja kes tahab tegelikult müügialal edukaks saada, lisaks muudele kõikidele superraamatutele, mis on kohustuslik kirjandus, on Fanatical Prospecting. Ja Jeb Blount on minu jaoks tõeline mentori õpetaja selles vallas, et ta ei ole lihtsalt mingi suvavend, kes on kirjutanud jälle mingi raamatu ja teenib raha selle pealt, et ta müüb raamatuid, aga ta on tõeline proff ja see õpetabki tegelikult meid, mis iganes, kellele see sõna prospekteerimine ei meeldi, ma tean, osadele siin ei meeldi, aga parem hakaku ta sulle meeldima, sest see on rahvusvaheline sõna. See on, kui sa muidugi ise tahad kasutada ükskõik mis sõna tahad, aga see on see, mis on kuld meie äris ja kui sa tahad, et sinu müügitoru on kogu aeg tervislikke potentsiaalseid kandidaate täis ja kuidas neid siin täita ja täis saada ja nendega edasi liikuda õigesti igapäevaselt ja kuidas seda täita, siis palun loe see raamat läbi. No. Et sõber Martin, palun telli endale see raamat. Minul on ta raamatuna, minul on ta audiona. Ma sõidan, ma kuulan seda raamatut, kui ma olen faasis, nagu ma praegu olen. Mu hommikused pikad tiirud on koos selle raamatuga ja see hommikul juba sätestab su mõtted õigesse fooni. Et oma siis eesmärkidele lähemal püsida. Mul on crazy'd eesmärgid endal suveks pandud, ma ei oska öelda. Mul on pandud, ma toon 30 partnerit suvekärisse ise, et vaatame, palju neist realiseerub. Ma ei ole kunagi midagi sellist teinud. Et tulebki panna rasvased eesmärgid, et kui ma ka 30-20 toon, ega ma väga kurb ei ole. No. Aga paneme 30 eesmärgiks ja ma tean, et see raamat on see, mis aitab mul sinna jõuda ka. Nii et soojalt sõbrad soovitan. Et aitab küll, et siin Siinot saabki teha nagu hobina või ärina, et lähme sõbrad teeme ärina ja kõik, kes tahab seda ärina teha, et teenida siin Siinos 50 000, 100 000 eurot kuus, ei ole mitte mingi kunst, on puhtalt rakendada Meelis, mis sa nägid, mida Tiit ka selle reisi all, kui seda teha iga päev, järgmised 3 aastat, mida Tiit tegi meile 3 päeva jooksul seal, siis me kõik teenime 100 000 ja enam. No. Ja nii lihtne. Ja põhjus, miks ma ei teeni täna, miks ma ei ole presidendiks jõudnud, on see, et ma ei ole lihtsalt vahepeal seda teinud nii intensiivselt ja ongi kõik. No.
ja nii lihtne see ongi, et aitab naljast. Näitame kõigile, kus vähid talvituvad ja kus eestlased tulevad. Yes. Ja need, kellel oli võib-olla raske uskuda, et minge kukela oma 10-15% kasvuga siin, et sellega ei jõua kuhugi, siis võta, loe läbi selline asi nagu Slide Edge. Et jah, need suured numbrid on võimalus, selle jaoks on vaja korralikult vajutada, aga kõige olulisem ongi see, et sa teenid kogu aeg raha. Et sa ei pea kogu aeg hüppama ühelt tasemelt teisele, aga et sa teenid kogu aeg raha ja sa lähed kogu aeg edasi. Siis Slide Edge räägib sellest sama põhimõttega, nagu me kasutame õli. Sama põhimõttega, nagu me kasutame sinobiootikut. Me ei saa kohe tasakaalu, me ei saa kohe tervemaks, aga tehes järjepidevalt väikseid samme kogu aeg, siis sa jõuad oma eesmärkideni. Me oleme küll päris palju juba rääkinud, kell on juba 9 ka, aga ma palun Martin, sul ühe sõnaga. Ma arvan, see on, võib-olla motiveerib teisi ka, kes meil siin liinil on, sest ma tean, me eile korra istusime, et mis on sinu plaanid, vaata, sul saab nüüd ülikool läbi praegu, mis on sinu eesmärgid suvel, on ju, kas sa võtad 2 kuud puhkust või mis on sinu plaan suvisel ajal seoses siin Siinoga? Jah, et no Viki võttis samm kaugemale, et Viki isegi on nõus mitte nägema oma pere nädalavahetusel. Ma mõtlesin, et kui ma sama graafikuga lähen, siis mu tüdruk mind üldse ei näe. Aga ei, terve suve 3 kuud esmaspäevast reedeni hommikust õhtuni põhimõtteliselt töötada ja noh, ma ütlesin seal esitlusel ka, et suvega teemat, noh, mis kuupäev panime seal augusti lõpp, et ma mõtlegi, see on see periood, kus ma tean, paljud ju puhkavad, aga ma ei tea, ma ei näe põhjust puhkamiseks, kui kontol pole suuri summasid. Mida ma puhkan oma elu teises pooles, siis kui mul on tore elu juba selleks seatud. Very good. Very good. Mulle alati tuleb sellise teemaga tuleb meelde üks story, mida ma kuulsin kunagi. Oli üks härrasmees, kes oli paksudes võlgades ja võttis ka oma sõbralt võlgu ja siis sõber tuli, ta kutsus, et kuule, et pühapäev, et tule minu juurde, et lähme vaatame jalgpalli ja grillime ja chillime ja nii edasi ja siis sõber, kelle ta võlgu oli, läks tema juurde ja et okei, et aga no mis me siin nüüd grillime ja chillime on ju, et sa oled tööd ei peaks tegema või? Ei, no aga täna on ju puhkepäev, et ma siin 5 päeva nädalas ikka tegin tööd, aga praegu nädalavahetus ma ikka tõmban nagu lihtsamalt on ju ja sa küsisid, aga sa ütlesid, et sa oled võlgades ja sa võtsid mult just võlga, et sa ei suuda ära elada on ju, et mida sa puhkad, et mina teen kogu aeg tööd, ma teen 6 päeva nädalas tööd ja mul ei ole võlgasid on ju, aga siis tema ütles, et no jah, et aga nagu öeldakse, et Jumal ka puhkas 7. päeval, on ju. Ja siis vend ütles, et aga okei, et aga Jumal lõi 7 päevaga maailma. Mis sa siis ära tegid 5 päevaga? Et mind paneb alati mõtlema see, et kas ma nüüd ikka puhkan täna või ma võiksin natukenegi midagi teha, on ju. Et ei pea iga päev nagu või mingit tervet päeva kuskilt puhkust võtma, et samas ma näen, et minu töö on puhkus, mis mul viga on juua kohvi ja saatada kellelegi sõnuma, et kuule, tšau, et saame kokku ja joome kohvi. See nagu ei ole töö minu jaoks. Ja kui sa tahad rohkem inimesi enda ümber, kellega koos tegutseda, kellel on samasugune tuhin ja õhin nagu on Martinil ja Vikil, siis iga teisipäev kell 3 on meil kokku tulemine läbi Zoomi, kus me bookime tund aega koos eesmärgiga, et sul on vähemalt 3 ärikohtumist iga nädal. Miinimum, on ju. Et tule vaheta ägedaid mõtteid, head energiat ja läbi selle võta kindel plaan, kuhu sa oled minemas, millal sa tahad sinna jõuda, kui sul ei ole tegevusplaani, teeme konkreetse tegevusplaani, et mis meil on vaja iga päev, iga nädal, et sa jõuaks oma eesmärkide ja unistusteni ja läbi selle sa jõuad sinna, kuhu sa tahad, tegutsedes järjepidevalt, tegutsedes koos oma tiimiga, oma ülaliinidega, räigelt neid ära kasutades, ma mõtlen ülaliine ja tehes tööd oma tiimi heaks, sellepärast et meie vaatame ju inimesi, et mida me saame lõppude lõpuks nende heaks teha läbi Zinzino süsteemide, et nad saaksid oma elukvaliteeti parandada. Ja kui me läheneme inimestele selle põhimõttega, et mitte meil ei ole neid vaja, vaid neil on lõppude lõpuks meid vaja, et nad saaksid kvaliteetsemat elu elada ja me teame, mida me lähme neile pakkuma, siis läbi selle me jõuamegi suurema hulga partneriteni, sest see ei ole mingit hirmu, et miks ma ei võiks kellegile läheneda ja pakkuda talle midagi elu muutvat. Seega võtame sellest kuust maksimumi
kohtume juba kõigi nende ägedate mõtete ja energiadega laupäeval. Paneme Tallinki puupüsti täis ja lähme sealt suure koori ja vinnaga edasi ja teeme sellest kuust ühe ägeda kuu. Ja ma loodan, et siin võimalikult paljud on varsti siis ka executive'id ja platinumid ja teemandid, sest ma näen siin palju teemant silmasid ja kindlasti tulevad läbi selle siis ka juba varsti veelgi suuremad tasemed. Seega, suured tänud kõigile. Viki tahab veel midagi öelda? Ei, aitäh, ma ütlesin. Good. Siis jätkame õhtuga. Mina jätkan bukkimisega igatahes ja anname tuld ja koos unistuste ja kõrguste suunas. Tšau, tšau. Tšau.